Sipsik käib seekord otsimas madratseid. Mees käib ehituspoes, värvime, tassime madratsit, naudime basseini, sööme kõige paremat hommikusööki ja käime botaanikaaias. Ja Sipsik läheb puhkama. Head vaatamist! Tere, mina olen kivipallur Ruka. Vaatame, kui soeng teil on. This works. Can I come to see? No problem. I need to see the electricity because they are coming at night today. This is my husband. Hola. Hello. Just show me the lights because they are arriving 10 o'clock tonight. Kliendimaja koristatakse, hetkel kliendid tulevad, siis on kõik kohas. Pannakse kõik rätikud, kõik asjad. Ma lähen korraks vaatan üles ka. Ma vaatan, kas siin on üks madrats. Ehk siis meil on selline plaan, et kui kliendid siia on ära magama ei jää, siis me võtame need ette juurde. Can I go up? Can I look? Can I go? Okay. Ja meile meeldib veel siin maapiirkonnas sellepärast elada, et siin ei räägi keegi väga inglise keelt ja endal tekib ka nagu julgus hispaania keelt rääkida. Ja kui me tulime siia maja peale, siis ma pidin ütlema, et ma olen Brita ja mul on vaja võtmeid oma kliendi jaoks. Ja siis ma ütlesin seda nii. Me llamo Brita, necesita llaves para mi cliente. Midagi sellist, et sai aru, mis ma rääkisin. Ehk siis me paneme translate sõnu, vaatame, paneme need laused kokku. Ilmselgelt me ütleme valede lõppudega midagi, aga nad saavad aru ja siis nad on hästi õnnelikud. Me ei saanud praegu võtmeid, sellepärast et nad koristavad. Me lähme käime Alhaurinis, ostame endale need madratsid, on ju. Siis tuleme tunni pärast tagasi. No me lähme vaatama, kas seal on üldse neid, et internetis oli näha. Jah, aga maja on puhas, kui me tagasi tuleme ja kui õhtul kliendid saabuvad, siis welcome to Spain. Ja kui soovite näha, siis maja on selline. Ja meil vedas, pood on lahti, Casa King, Alhaurinel Grandes on siuke pood. Lähme vaatame. Täitsa lahti. Tule vaata, mis saab sees näha. Hola. Hola. Oota. Nii. Leidsin. Nägime internetis reklaami ja nende järgi me tulimegi 4 tükki, 40 euri, 10 euri tükk. Hiina poes on kõige väiksem hind oli 15. On plussi. Võtame kõik 4 ära. Sul on ikka nii palju raha või? Jah, on täpselt 40 euri. Aga ma pean juurde küsima, ma paar asja jälle. Võtan 2 tükki. Saab käes. Jaa. Lähme päevitama, sõbrad. Tulge ka, meil on nüüd palju päevitus neid madratseid. Ja siis meil on nüüd pehmem päevitada. Mina olen tekkidega. Mul on siin tekid. Saime siis, ma juhuslikult täna hommikul Facebook Marketplace'is avastasin, et siin Alhaurinis on siis Casa King. Arvates tegemist on
inglaste poega, et second hand pood ja leidsin siis 4 tükki ja vaatasin 40 eurot, ehk siis 10 eurot tükk. Ja kuna meil valmib varsti puuläärne, parandan, ehk siis basseini ääres on rannatoolid, siis me uuendame ja siis sinna panevad katt peale. Ja, aga meil on nüüd 5 rannatooli, aga meil on 6 madratsit, aga meil on üks selline punutud suur, sinna tuleb ka nüüd mõelda midagi välja. Ühesõnaga sõprade peale mõtlesime esimesena, nende jaoks on nüüd olemas. Ise pikutame plastmassi peal. Ja, aga sõbrad ongi kõige tähtsamad. Küll meie hakkama saame. Ja meil on vist täna isegi juba esimesed ööbijad, sellepärast me ostsime tekke ka, nii et... No me ei tea veel. No me veel ei tea, aga me pakkusime võimalust, on ju. Oleme ettevaatlikud üle tee minna. Ja siis... Hispaanias on head Eesti autojuhid, et tulge palun Hispaanias, õppige palun siin sõitma, siis te olete palju rahulikumad. Ja siin on niimoodi, et kõik tänavad, autojuhid tänavad ja näitavad, et palun mine üle. Siin ei ole seda, et me sõidame inimestest üle. Ja kõik on sõbralikud. Okei, me nüüd pakime ja lähme maja võtmete järgi. Ma pean näitama ka seda, et meie armas Sipsik on kuskile peidetud. Ongi, Sipsik on täiesti ära peidetud. Sipsik, halloo, kus sa oled? Sipsik. Näete, seal on peidus. Visati kõik rannakatted peale. Noh, Pritsik. Kuule, ma sain info, et võtmed on office'is kell 12. Me ei peagi maja peale minema. Suurepärane. Siis sealt saab kõik kätte asjad. Jah. Okei. Davai lähe. Olen siis saanud umbes 8,5 tunniks oma aega. Pritsik on kenasti viidud Bella Beauty's tegema protseduure, nagu ikka. Ja nagu teate, siis meil on Quaros villa, mis vahepeal tahab natuke nokitsemist ja ka renoveerimist. Siis kasutangi täna seda aega, et tulla ehituspoodi ja ehituspoest on vaja mõningaid asju osta, värve, segusid asju, et nokitseda seal meie maja juures. Ja tulin siis Leroy Merlinis, ehk siis ka suur ehituskett siin Hispaanias. Käies seal Marbella kandis, siis natukene oli kallis, aga vaatame, millised hinnad on siis Fongirolas ja kindlasti näitan teile ka seda, et mis ja kuidas. Nii et jälgige siis selles mõttes, mida ma teile panevat näitan. Olen siis otsimas täitesegu. Leidsin ühe riiuli, aga see, mis mul vaja oleks, ei ole suuri kotte, vaid on mingisugused väiksed. Nii et pean mõtlema välja, mismoodi ma selle hakkama saan. No tundub, et selline siin on 5-kilone, nii et see pint, mis mul vaja segu kohast teha, et leida päris korralikult. Aga vaatame edasi. Tänane ost on siis tehtud. Tegemist on siis sellise erinevate tööde jaoks hall mürt, mida siis tuleb
natukene mul laiemaks teha. Et siis saaks natukene põrandat valada nii-öelda. Aga loodame, et saame hakkama ja värvid ka. Värvid lähevad siis pritsikule. Ja tema saab täna hakata värvima ja mina saan hakata siis ehitama. Kokku läks siis 76 eurot sellises ehituspoes siin Ongirolas. Tere tulemast vaatama meistrivõistlusi värvimises. Lubage mulle tutvustada tänast võistlejat. Pritsik Quarost. Wow, see on esikoha. Eest ja tagantpoolt esikoha. Rohkem osalejaid ei ole. Noh, ma värvisin 2 tükki ära. Ja kuidas tundub? Kuidas tundub? Täitsa normaalne. On veel? Jah, esimene koht, jah? Juba käes. Head Sivsiku seikluste fännid. Nagu olete näinud, siis meil on siin üks bassein ja meil on väga vaja, et see basseiniala saaks 20. aprilliks kenasti tuunitud. Ja nagu näete, seal on meil Pritsik, kes tegeleb praegu disainitööga. Leidsime ka päevitustoolile katted second hand poest ja 20. aprillil on siis esimene pool party koos sõpradega. Jõuate veel lennukipileteid osta? Ja tasumine on sularahas, et need, kes tahavad, saadame privaatse kutse koos Google Mapsi pinniga. VIP-piletid siia esiritta on alates 500, aga selle eest saab 1 koksi tasuta. No isegi 2. Siin tasumises reas on natuke odavamad piletid. Kui ees. Kuulete? Tundub, et magama minek on. Üks tassib raami, teine madratsit. Saare, mis sa sellest arvad? Saare, mis sa arvad? Veits veidrikud on ja kõnnivad mööda vana linna mingi voodi peas. Yo necesito una manzana, por favor. Tere, mina olen kivipallur Ruka. Vaatame, kui soeng teil on. Nii. Mööbel läheb siia. Me saame jälle endale ühe voodi. Me viime kõik sõprade mööbli endale. Saare, mis sa sellest arvad? Mis sa sellest arvad? Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche. Puedes salir con cualquiera, pasarte en la borrachera, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Regresar con todo. Täna on meil mitmes 8. aprill ja meil on soe ja nüüd õige aeg. Vaata kraadiklaasist, palju sooja on. Meil on nüüd kraadiklaas basseinis. 22 kraadi. See kinni õigesti pandjast. No see ei ole kõige hullem. Hea jahutav, sest väljas on 20, ma ei tea, 30.
ilusti kinni panna. Täna on siis see päev, kui naine läheb Marbeiasse. Mis te Marbeias teete? Mina lähen kohtun juristiga, sellepärast, et mul tulevad kliendid ja siis meil on vaja leppida kokku detaile. Meil on 18. aprill notari aeg. Me müüme siin maju, või kortereid. Ja rendime. Jah, rendime. Aga mul on üks klient praegu, ma pean vastama. Natukene ka siis villa update'i, et basseiniala hakkab rahulikult valmis saama. Oleme paigaldanud sinna ka muru, oleme ära värvinud ka duši ja loodame, et see nädal tulevad ka meil töömehed, kes hakkavad seda parandama. Ja seal tagapool on natuke valamistööd. Käisin ka ehituspoes, ostsin isevalguvat segu, et valada see kenasti põrand ära. Ja bassein on järjest puhtamaks ja puhtamaks saanud. Meil on üks ujumisrõngas ka seal. Pritsik tellis ka temust ka mõningad juurde, sest 20. aprillil teeme oma esimese poolparty siin. Ma räägin seda, et eitamine pole just kõige kergem töö, kui elus esimest korda tuleb teha seda. Ehk siis põranda nii-öelda isevalguva seguga on huvitav teha. No. Aga mis sellest välja tuleb, seda ma ei tea. Oh, väga ilus ju. Ja siit on jäänud veel, nii et natuke veel siia on veel, aga... Ehk siis 2 pakki veel või? No ei tea veel, äkki õnnestub ühe ära teha. Et 1 pakki ei puudu või? Võib-olla ikka teab. Aga ei pruugi või? Ei pruugi, kui ma hästi teen. Aga midagi muud ei saa panna siia või? Ei, mis ma panen sinna? Ma ei tea. Kas kui näha selle? Nojah, siis on homme poodi minek. Üks on jäänud, ei ole. Boonus läs. Aga ma ei saa aru, mis see tähendab, mul on siin mingi lill. Mis see lill tähendab? Tuled küsima? Meil on täna Fuengirola päev ja mees tuli juhturisse. Vaatame siis. Últimamente sí. Pidi 20 minutit minema. Olete rahul? Jah. Nii mul näoga. Ise on siin 10 kord juba. Kas sa saad aru, mis see mees tegi või? Käib mööda tänavat ja mängib vile, puhub niimoodi. Ta kutsub papagoisid. Aa, miks ükski ei tule? Hea küsimus. Nad on lihtsalt natuke hullud. No. Papagoid ei allu ühelegi helile. Papagoid on täiesti iseseisvad, põikpäised loomad. Nad on linnud ju. Nad on linnud. Nad on loomad. Loomad või?
papagoi on loom. Tähendab, mul pritsik igatseb ka, et meie villasse tuleks papagoid, aga papagoid ei tule nii kaugele. Meil on hoopis seal väiksed tihasid ja võtame kaasa täna, kuule. 2 tükki ainult. Kingi selle pärast või? Ei, aga ma ei pane neid puuri. Kas me teeme seda, nagu sinu mees ütleb, et see kõik on sotsiaalne laenamine? Jaa, meie oleme siin, tegeleme sotsiaalse laenamisega. Aga me oleme hommikusöögil. Meile tuuakse English breakfast ja café con leche Grasas. Ja siis me hakkame sööma ja vaadake, kui ilus songs tuli juuksuristest. 13 eurot. Aga mis sul veel juhtus seal? Juuksu küsis, et kas sa oled DJ, ma ütlesin jah, et ta kuskil mu reklaami läinud. Ja siis ma läksime tagasi, ma hommikul võtsin 2 flaierit kaasa ja siis viisin talle flaieri ka. Nii et sa oled kuulus ka Fuengirolas, jah? Ma veel ei ole kuulus. Ikka oled ju, kui juba teatakse siin nägu pidi nagu. Jah, aga rahulikult võtan. Aeg on sellega veel. Jah. Me siis saime English breakfasti siin Fuengirolas, et siin on see nagu nii tavaline, et sa saad saia, muna ja peekoni, ei tomatit, kurki, vahest oleme vist saanud, aga see on täiesti okei nagu. Niimoodi, et siin ei ole mingit prae kõrvale on salat või nagu me oleme harjunud ja me sööme hästi palju tomatit ja kurki, aga sööme kodus siis. Ei virise on ja sööme kõhu täis ja... Ja, mis sa virised või? Jah, kõik on hästi. Ja tisu. Ja tisu. Tahaks teda kuju endale. Me leidsime nii ägeda koha. Me läheme ostame banaanipuud, virsikupuud. Siis me ostame need, mis see nimi oli see? Dispero-puu. Me ei tea, mis see siis on. Ananasipuu. Kõik puud me ostame. Ja tomatitaimed. Me vaatame, mis seal on. See on avokaadopuu. Oled näinud avokaadosid vastu? Ei. Aga meil peaks ka see aias olema, nii et hea meelde jätta. Millised välja näevad. Ja seal on need papagoid. Ja vaata, siin on see kollane mingi puu. Mingite asjadega ei tea, kuidas neid süüakse, marjad või puuvilladad on. Oota, kas nüüd tulevad siis aia nibi nurgad või? Ja vaata seda seal. Aga sellega niimoodi, et siis sa pead ikka Kerlitellole ikka ütlema, et maahommik tuleks siia, Hispaaniasse. Tello, kuule, tule siia, teeme saate. Aine, kirjuta mulle. Oot, see on. Näen, siin on tomatitaimed. Võtame 2 tomatitaimed, tule. Tule vaata, nendest tulevad tomatid. Võtame varsime. Võtame 2 tükki. Võtame. Ja need on, sort on Robin. Pole õrna aimugi, mis nad on. Aga proovime.
proovima. Sul on potti ka vaja? Need tomatitaimedel ei ole, lähme vaatame mingi aluse nendele, et kui ma kastan, siis ei jääks see maha. Naine läks hulluks. See, et meil kodus 2 palmi, ei tea seda, et meil veel palme vaja on. Meil ei ole 2, meil on vähemalt 7 palmi kodus. Aga meil on basseini juurde ka vaja palmi. Ja siis me saime aloe vera. See on väga kasulik, kui sul midagi katki läheb, siis saab seda parandada ja siis 2 kirstomatit ka. Aga kus sa selle paned, ma ei tea. Mina ei tea. Mõtle välja. Läheme Murtsiasse, läheme puhkusele, me oleme puhkuse välja teeninud. Läheme 2 ööks spaasse, mullivanni, järve ujuma ja päevitama, sest homme lubab 30 kraadi. Mina lähen. Ka lähen.